Täna tahan ma teile seletada lihtsalt lahti enda energia ehk teie kõigi energia hoidmise süsteemi. Kuna me koosneme meesjõust, naisväest ja lapssüütusest, siis enda energiat saab igaüks hoida läbi selle kolme nii-öelda sisemise perekonna. On meesjõud ja naisvägi ja keskelt sinu keha telge pidi jookseb lapssüütus. Meesjõud hoiab rahulolu kõigest füüsilisest ja materiaalsest. Naine hoiab heaolu energiat kõigest sellest, et sul oleks ka hea olla selles kodus, nendes riietes või sulle see söök maitseks, mida sa sööd. Lapssüütus ei mõtle, ei emotsioneeri, vaid on kohalolus. Ehk tekitab kohalolu, et see sisemine perekond saaks olla harmoonias. Meesjõud tõukab ehk annab välja sõnu, mis on lõikavad, lõpetavad ja konkreetseid piire seadvad. Näiteks nagu kogetud, tehtud, lõpetatud. Naisvägi on see, kes hoiab energia voolamas ja tema tõmbab ehk näeb elu ilu ja kasutab selle tõmbamiseks komplimente, ilusaid sõnu, jagab tänutunnet. Ja sinu sees peavad olema need meesjõud ja naisvägi võrdselt. Kui inimene on oma energias tasakaalus, siis ta näebki elu võlu, ilu ja tekib suur tänutunne. Ja tänutunne on see, mis viibki sind elus edasi. Kui sa oled tasakaalutu, siis sa jagadki tasakaalutust ja näed ainult nii-öelda neid kohti, mis viivad sind veel rohkem tasakaalutusse. Me tõukame ehk kasutame neid sõnu, mis on lõpetavad sõnad. Siis me tõukame teise inimese endast eemale. Mine ära, ma ei taha, mulle ei meeldi. Aga me teeme seda selleks, et see inimene tõmbaks su energia laiali. Ehk sinu nii-öelda piirjoon läheks kaugemale ja tekiks siia konkreetsus. Me tõmbame ehk teeme komplimente selleks, et teine inimene lükkaks su energia kokku, et sa ei voolaks liialt laiali. Ja selline tõmme-tõuge käib igapäevaselt. Aga kui me oleme saavutanud enda sees harmoonia, siis me lihtsalt hoiame seda piiri, natuke tõmmates, natuke tõugates, natuke tõmmates, natuke tõugates. Et ei lähe äärmusesse, et tõukan täiesti eemale kõik inimesed või tõmban kõik inimesed siia ja kaotan ennast siia maailma ära. Et kui me oma energiat hoiame väikese tõmbetõukega, siis sisemine laps saab olla kohalolus. Ta teab, kus maalt algab ta piir ja kus maalt ta võib siin sees, piiride sees voolata. Vaata, et sinu tõmme ja tõuge oleks tasakaalus. Kui on vaja öelda maailmale ei, ma ei soovi, siis see on sulle endale öeldud jaa. Ehk sa hoiad enda energiat parajas koguses enda ümber. Kui sa liialt jooksed kõigele järgi ja ütled kõigele jaa, siis sa kaotad ennast maailma ära, see tähendab seda, et sa ütled endale ei. Ja su enda see ruum, piir kaob ära. Sa ei tea enam, kuhu sa mahutud, mis sa siin teed või kuhu sa lähed. Selline lühiseletus. Siit väikene nii-öelda tulevikupilt, mis võib-olla aitab teid veel edasi enda energia hoidmisel. Kuna me tuleme meesjõu ajastust, ehk me suunasime oma tähelepanu materiaalsele ja meesjõu ajastust,
see tähendab seda, et seda energeetiliselt kaitses, hoidis peaingel Miikael oma mõõga ja mantliga. Ehk hoidis piiri, on seadus ja hoiame seadusest kinni, on usk, hoiame usust kinni. Nüüd, alates 2012 oleme me liikunud veevalajajastusse, kuldajastusse ja naisväe ajastusse. Kui Miikali mõõk ja mantel olid võitlevad, ehk võideldi enda koha eest, enda energia eest, kõige eest võideldi. Aga võitlusenergia on ründav energia. Kui Miikael tuleb mõõgaga, siis sina lähed nii-öelda rüüga talle vastu. Aga naisväe ajastus peab olema voolamine ja enese heaolu tunde suurendamine. Naisväe ajastust hoiab energeetiliselt voolamas Maarja Magdalena energia. Ja Maarja Magdalenal on samamoodi rüü, mis hoiab, ja kroon, mis kaitseb. Aga see ei ole kaitse, vaid hoidmine. Ükskõik, mida sa teed elus, mis valikuid sa teed, et sa oleksid selles hoitud. Ehk selline emalik hoidmine, et sa tunneksid ennast hästi nendes riietes, selles majas, selles hetkes, kus sa oma kogemusi koged. Ja alates 2030, kuskil 3-5 aastat, 2033-35, liigume me siit edasi lapssüütuse ajastusse, kus kõik see energia universumis saab üheks. Enam ei ole maailma tõmmet, tõuget äärmusesse, vaid on see, et kogu universum hoiab oma energiat väikese tõmbetõukega. Kaovad ära võitlused, allutamised, süüdistused, manipuleerimised. Ja lapssüütuse ajastut energeetiliselt hoiabki universumi kuldne magnetvõre, mis on elulillesuu mustriga. Ja seal on kõik individuaalselt enda energiaga otseühenduses ja mitte keegi ei saa sind tõmmata, tõugata, vaid sa saad ainult iseseisvalt enda taotluste ja otsustega, tavateadvuse ja alateadvuse koostöös saad enda energiat hoida ja see sagedus, mis sinul on, läheb otse magnetvõrele ja see ühtib kogu universumi harmooniaga. Ehk kuldajastu, ehk kuldenergiaga inimesed ja ka loodus, sest loodus on korrapärases rütmis ja inimesed lähevad ka üle korrapärasesse rütmi. Selline seletus teile mõtlemiseks. Mina tänan südamest selle video vaatamise eest ja soovin teile ilusat kevadet.